tere, armas, teeme kaardi lugemise uuele nädalale siis alates 27. aprillist ja sellel nädalal on ka täiskuu, nii et võimas uus energia pahvakas võib meisse tulla seoses täiskuu energiatega, aga seda kõike hakkame siis lähemalt vaatama selle kaardi lugemise käigus. Ja see on siis ka viimane nädal enne portaalide avatusaega, siis 9 kuu jooksul on 2 portaalide avatusaega, paar nädalat tagasi oli siis esimene väravapool ja nüüd siis ülejärgmisest nädalast, tegelikult selle nädala pühapäevast hakkab siis uus portaalide avatusaeg. Nii et selline suur ettevalmistus uuteks allalaadimisteks on ees ootamas. See võib olla üsna kiire algusega, impulsiivne, selline tegutsemistahtega uus nädal. Nädala lõpus tuleb veidi rahulikum aeg, aga nüüd võib paljude sees olla tunne, et ma tahan midagi nüüd reaalselt päriselt ära teha. Ma soovin seada selle uue vundamendi või selle uue käivituse, mis mu sees on tulnud, uus impulss, ma soovin selle panna tegudesse. Aga võib tulla selle tegutsemise impulsi ette, võib tulla see tunne, aga ma olen varasemalt proovinud ja see ei õnnestunud ja midagi on kadunud või midagi on muutunud. Võimalik, et siin võivad olla ka rahateemades suured küsimused, kuna praegu planetaarselt ka toimub suur rahateemade ümberhäälestus, kuna Uraan on praegusel hetkel sõnnis, nii et kõik, mis puudutab stabiilsust, distsiplineeritud korrastatust, võib praegusel hetkel olla nagu sellises uuendusfaasis, kus vanamoodi enam justkui ei toimi, aga uutmoodi veel täpselt ei tea, aga juba tahaks, et oleks, aga meelde tulevad vanad kogemused, et aga ju veel ei ole, kuigi ma olen siin varasemalt proovinud ja siis ka ebaõnnestus, et selline natukene giga-gaga energia. Aga samas päike, mis on tulnud meil jääramärki, toob meile sellise suurema mina tunnetuse, et kes ma tegelikult olen ja ma lähtun sellest, kes ma nüüd tegelikult olen, et võimalik, et siin ühtaegu toimub siis nagu nende vanade mälestuste või vanade teemade ülevaatamine või ka siis impulsiivne vabanemine näiteks läbi unenägude ja sealsamas siis kerkib see uus enda sees selline tahe ja julgus astuda selgemalt ja vaata kui huvitav, minu arust see on ka üks selline jääraline, kes meile siia tuli, kes ütleb, et nüüd on aeg tegutseda, et võimalused on siin, nüüd on aeg astuda enesekindlalt, tuua oma talendid ja võimed nähtavale, et siis selline takerdumisest voogu liikumine väga jõuline, et praegu mu koduleheküljele ma panen kohe üles sellise seminari, mille nimeks on siis takerdumisest voogu, võimalik, et see on juba üleval, kui sa seda videot näed. Nii et soovitan väga võtta praegu kõik see energia, mis sa tunned, et on sind justkui tagasi hoidnud, kirjuta see endale üles ja taotle transformatsiooni, kirjuta sinna kõrvale, ma taotlen transformatsiooni armastuse energias ja siis kirjelda, mis on see uus elukogemus, mida sa kogeda tahad, et iga ümberkujundamine tähendab transformeerimist, et me muundame senise millekski uueks. Siin on oluline tähele panna, et kas ma lähtun oma tegudes hirmust ja seega ma loon endiselt selliseid kogemusi, mis kukuvad ikka ja jälle kokku, või ma keskendun nüüd sellele, mis on minu sees selge, mis on minu sees äratuntud, äratuntav. Et selline suur sisemine intensiivsus ja surve on praegusel hetkel teha suurt muutust, aga see võib tuua ka närvisüsteemile ülepingetunde ja siis on väga hea enda närvisüsteemi rahustada, nii et selleks see internetiseminar loodud ongi, et sa saaksid seda protsessi toetatult ja jõustatult ja samm-sammult teha. Et rahunemine ja maandamine on praegu väga-väga oluline, kuna kuu on ka kasvavas faasis kuni siis
kuni täiskuu hetkeni 1. mail. Ja see võib endaga kaasa tuua just nimelt tahtmise, et ma puhastan ennem vana ära, kui ma uut hakkan looma. Et kuna praegu kuu liigub sellises taevapiirkonnas, mis on seotud ka emotsionaalse puhastusega ja ootamatute taipamistega, nii et kui siin esineb näiteks spontaanset nutmist või vabanevaid teemasid ja selliseid suuri taipamisi, tõe äratundmisi, mis ei pruugi alati olla kohe kõige meeldivama tundega, siis tea, et see on kõik väga loodusega harmoonias ja seda ei ole vaja karta. Et see on väga hea aeg, et suhteid tervendada, tervist toetada ja üleüldse, et see, mis vajab kasvama panemist, on praegu väga hea seda teha ja stabiilset vundamenti luua, et elada tõesti südameteel. See on selline südametee taasavastamise või taas julgelt käima asumise aeg, nii et kui seal on südame ümber on olnud sellised vanad valud ja pingekohad, siis need tulevad nähtavale, siis see ei tähenda seda, et sinuga midagi valesti, vaid need on lihtsalt vabanevad kohad, mis aitavad su südamel tulla veelgi suuremasse selgusesse ja kergusesse. Et elu eesmärk on meile tuua seda, mida me päriselt naudime, aga selleks, et nautida, meil on vaja osata olla kohal, et mitte lihtsalt, et ma olen siin suures tegutsemises, vaid ka selles, et ma võtan hetki, et nautida seda, mida ma juba olen loonud. Ja võimalik, et väga suur abi on ka sellest, kui me vaatleme seda, kus me olime aasta tagasi või 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi, kui suure teekonna me juba oleme ära käinud, et ka see võib jõudu juurde anda näha, et kogu aeg on ju tegelikult elu meid toetanud, kes on siin teadlikumalt oma teed käinud ja oma hingetasandit puhastanud. Et Merkuuri retrokraad on küll läbi, aga selle järelmõjud võivad veel olla tuntavad selle järgi, et mõtlemine ei ole veel nii selgeks muutunud, aga sellel nädalal see selgus tuleb, kui me räägime rahulikumalt ja kuulame tähelepanelikumalt, et mitte siis üle analüüsida, vaid pigem üle küsida, kui millestki aru ei saanud, et kas ma sain sinust õigesti aru, et sa mõtlesid niimoodi. Et Veenuse retrokraadi aeg hakkab siin ka meil läbi saama, mis tähendab seda, et võivad tulla uued ideed suhete teemal, rahade teemal ja ka sellises aus omavahel suhtlemine võib olla väga oluline sellel nädalal, mis tuleneb sellest, et kõigepealt ma loon iseenda sees suurema selguse ja siis ma jagan seda endas leitud selgust julgelt ka oma partneriga või oma tööpartneritega ja üheskoos saame otsustada, millel me laseme oma elus minna, et pöörame uue lehekülje ja uue lehekülje pööramine tähendab seda, et mingisugustel kogemustel või harjumustel on suure tõenäosusega vaja mõlemal osapoolel lasta minna ja niimoodi rahulikult arutledes on väga hea ära näha, et mis asjad ei ole toetanud. Et see midagi peab muutuma, on praegu väga, väga õhus ja vanade mustrite lõhkumine on praegu väga toetatud, et uued harjumused ja uued kogemused saaksid siis esile tulla. Et see nädal võib tuua väga palju arusaamist selle kohta, kuidas me oleme iseennast piiranud ja takistanud ja oma mõtetega ennast justkui vangi pannud. Aga hea lugu on selles, et kui me tunnistame, et ma ise olen enda kohta nii mõelnud ja ma olen ise niimoodi valinud, siis ma saan ka ise need kogemused ära muuta. Ehk siis see vastutus on see, mis aitab meil võtta vastu ausad ja siirad otsused. Et mismoodi seda muutust teha ja kui on raske mõttetasandil liikuda, sest et tundub, et kõik on liiga palju, siis on soovitus, et tee trenni, liigu, käi jalutamas, tee füüsiliselt
midagi sellist, et su keha oleks rohkem energetiseeritud ja ära tee otsuseid siis, kui sa oled mingisuguse emotsiooni tipul väga õnnelik või väga õnnetu, vaid et lase asjadele rahuneda, anna endale ja teistele aega asju seedida ja loo midagi, mida sa saad käega katsuda, tee midagi sellist, ma ei tea, küpseta midagi, paranda midagi ära, tee midagi sellist, et see on sul kohe nagu käega tajutav ja silmaga nähtav, et näed, tegin midagi head endale. Et see aitab ka seda kohalolu naudingut võimendada ja rohkem ennast maandada. Sest et kui me tegutseme mitte maandatuse seisukohast pidevalt lenneldes, siis me ei pruugi näha vajalikke samme, mida on vaja teha, et südame teel püsida. Et selline rahu seisundist lähtumine on südame tee jaoks väga-väga oluline koht. Aga vaatame siis päevade kaupa energiaid, mis meid siis siin ees on ootamas sellel nädalal. Me lähemalt kohe. Iga päeva juurde ma võtan siit raamatust, ka armastuse kutseraamatust, ühe lõigu selle päeva energiate toetamiseks. Ja seda ma tahan ka öelda, et selle video ma panen avalikult üles, nii et kõik seda näevad tavaliselt, see on siis mu kanali VIP-liikmetele, kes on siis südameteelise grupis või kõrgemal selle nädala kaardilugemine tuleb avalikult, kuna mu armas abiline Aivi, kes tavaliselt neid tekste teeb videode põhjal, on parasjagu puhkusel ja ma tunnetasin, et see on väga hea aeg, et kõikidele seda videot jagada, et siis keda huvitab, tahate iganädalselt neid prognoose ja ettevalmistusi uueks nädalaks vaadata igaks päevaks, siis te saate ka minu kanali VIP-liikmeks tulla. Selle lingi leiate ka video alt kirjeldusest. Aga alustame siis esmaspäevast, alates 27. aprill. Praegusel hetkel me oleme illusioonidest läbinägemise energiatsüklis ja esmaspäeva energiad aitavad meil ära puhastada mingisugused hirmud, mis meile on justkui takistuseks ees olnud ja nende takistuste minema uhumine võib esmapilgul paista sellena, et näed, jälle tuli mingi hirm üles, mis ma nüüd teen selle kohaga, aga juba see, kui sa teadvustad, see on hirmu mina looming. See ei ole lõpuni tõde, see on hirmu mina konstruktsioon minu sees. Juba selles kohas sa tuled teadvel olekusse ja siis sa saad valida, mida sa selle kohaga teed. Minu soovitus on alati küsida südamelt, aga mis siis südame tõde on? Ja lasta sellel hirmu minal laguneda ja kustuda, panna see küsimärgi alla, kas see ikka on lõpuni tõde. Sest et elades terviklikkusega kooskõlalisu sees, elades armastusega kooskõlas, oleme terviklikkusega kooskõlas ja elades terviklikkusega kooskõlas on igas eluvaldkonnas edu ja õitseng meie jaoks võimalik. Ja kui me seda kohe ei usu ja seda ei näe, ja keskendume ikka veel puudusele ja raskusele ja toome endasse seega sellised raskuse tunded, siis me lihtsalt pikendame seda teekonda, et need kogemused küllusesse saaks tulla. Nii et soovitus sellel päeval on pöörata tähelepanu sellele, aga mis tundub ilus? Missugune mõte minu sees on ilus? Mis tekitab minus hea tunde, ülevuse tunde, sellise kõrgendatud enesetunde, mitte mind madaldava või vähendava tunde, vaid tõstva, täitva, harmoonilise tundega. Nii et tunnete tähelepanelikkus oma tunnete suhtes võib sellel päeval olla väga suureks abiks, et ma olen teadlik, missuguseid tundeid ma tunnen ja kui ma tunnen väga raskeid tundeid seoses näiteks oma minevikus toimunuga, siis väga hea on teha kas mingit teraapiat, rännakuteraapiat, kirjutada üles, mis on see, mis sind häirib, päriselt teha inventuur enda sees, olla endaga hästi aus, olla teadlik sellest, kuhu ma ikkagi oma energiat lekin
või kuhu ma oma energiat investeerin, et ja seejuures saades teadlikuks, et näed, see lugu ei lähe ikka minu peast ära, ikka ma ei saa sellest edasi, siis sellel kohal kasutada oma mõistuse abi. Mõistus, mis ütleb, et aga armastuse abil on kõik võimalik ja mina valin võtta vastutuse selle olukorra eest ja enda heaolu eest. On see siis läbi teraapia või teed midagi muud, mis sulle meeldib. Võtad tähelepanu sellelt ära, mis parasjagu ei voola, võib olla väga heaks abiks. Või ka pöördumine algallikasse, et sauade mast näitab seda, et ma olen ühenduses. Minu sees on algallika ühendus olemas läbi minu südame. Ja kes ei tea, kuidas südamega suhelda, siis mu YouTube'i kanalil on ka tasuta video üleval, võluvõti number 7, südame hääle kuulamine. Ma kuulan, mida mu süda mulle räägib. Ma panen seda tähele, ma võtan selle endale teejuhiks ja ma valin ise oma armastuse karikat täita. Ma valin ennast ise aidata. Ma valin ise panustada sellesse, mis on mind toetav, väestav, julgustav, rahustav, harmoniseeriv. Ja sellega ma panen uue vundamendi oma kogu käitumisele, et see siin on käitumismustri muutmise päev. Et ma ei muuda lihtsalt mitte ühte olukorda, vaid kogu oma toimimisviisi, kuidas ma senini olen olukordasid lahendanud, kuidas ma olen ennast reguleerinud, enda närvikava. Kas ma olen paanikaga kaasa läinud või ma olen valinud teha midagi, mis aitaks mul sagedust tõsta. Et see on selline vaiksete, väikeste sammude astumine õiges suunas, südame suunas, mis aitab sul tulla südame teele rohkem kohale. Ja iga kord, kui me selle väikse sammu teeme, aitab universum meid 1000 sammuga. Selleks, et näha enda vägevust, on vaja julgeda enda kõige raskemaid kohti vahetevahel ja paluda just sellesse kohta algallika abi. Et näiteks see teema on mu elus raske, suhtled südames, iseenda südames, suhtled armastusega, ütled, kallis armastus, ma palun abi. Ma soovin ennast tunda taas tugevana. Juba see, kui sa palvetad ja küsid, toob sinusse väe tagasi, sest sa ei küsi kerjusena, vaid sellena, et ma tean, et see on minus olemas, ma tean, et lahendused on minus olemas. Juhatus on minus olemas ja see on juba tugevuse märk. See on juba vastutava inimese märk, et ma pöördun abi saamiseks, kas teiste inimeste või algallika poole ei ole mitte nõrkus, vaid tugevus. Ja sind juhatab sellel päeval alateadlikult sinu enda kõrgem mina ja sinu visioon selle kohta, kes sa tegelikult olla tahad. Nii et kui sul on kas või väikegi eelaimdus selle kohta, kuhu sa tulevikus üldse liikuda tahad enda tunnete skaalal, enda elukogemuste skaalal, siis pea seda meeles. Et see on see, kuhu sa tegelikult liigud, ükskõik mis takistused sul tee peal ees on või tunduvad lahendamatutena, siis algallikaga koostöös ei ole lahendamatuid kohti. Ja ma palun nüüd ka siit samast kanalduste raamatust, armastuse kutse raamatust, lõiku esmaspäevaks. Aitäh, et meie rahateemades on kergus, lihtsus, mõistmine ja andmise saamise täiuslik tasakaal, mis on nii meie jaoks isiklikul kui ka ühises armastuse ruumis parim, kõrgeim voolamise viis. Aitäh, et minu hing saab kogeda täpselt seda, mis on minu hinge kõrgeim saatuse plaan. Aitäh, et ka mu partneri hing saab kogeda täpselt seda, mis on nii tema kui meie hingede kõrgeim saatuse plaan. Aitäh, et meie suhtes on nüüdsest alates jumalik tasakaal ja harmoonia. Valin usaldada vaid rahu ja enesekindluse häält. Tühistan kõik kahtluse ja puuduse hirmu energiamustrid. Andestan endale ja andestan oma peeglitele. Andestan enda inimlikkuse ja võtan vastu jumalikkuse.
aitäh, et mul on alati jumalik juhatus, mil moel elada terviklikkusega kooskõlas olevas tasakaalus. Seda raamatut leiate siis raamatupoodidest üle Eesti. Läheme edasi. 28. aprill. Kui 27. aprill oli tormipäev, siis peale tormi tuleb välja alati päike, nii et selle päeva energia võib tuua sellist suurt kergendust, lihtsustuse tunnet, sellist nüüd ma saan jälle hingata tunnet. Seda, et ei olnudki tarvis nii palju üldse muretseda, aga see koht oli vaja lihtsalt oma armastusega läbi valgustada ja kui midagi jäi veel valgustamata, siis selle päeva energia võib tuua väga suure kergenduse ja kerguse sellise voolamise tagasi. Et see päev kutsub meid rändama. Võimalik, et kas on vaja minna näiteks jalutama uude kohta või tõstma oma energiasagedust või teha tuleviku reisiplaane. Ühesõnaga panna pilk sellesse, kuhu ma nüüd olen teel. Et selline hästi suuremeelne ja õilis energia, mis sellel päeval kerkib, on selleks, et sa tunnetaksid, aga mis on see, kuhu universum soovib sind järgmises kohas hellitada, kus ta soovib sind hoida, kus elu soovib sind hellitada tuleb see sõna ikkagi. Armastada kõige paremal moel, et kuidas sa soovid olla armastatud, on selle päeva küsimus. Kuidas sa soovid nautida? See ei tähenda seda, et sa pead ära kolima või pikale reisile minema. Vahel piisab ka näiteks väiksest jalutuskäigust pargis, metsas, lähed sõbrannale külla kuhugi, teed mingisuguse sellise liikumise enda sees. Ja selle päeva energia ütleb, et vali hästi enda järgi, mitte selle järgi, mida teised sinult tahavad või mida nõuavad, vaid tee sellel päeval valik just täpselt nii, nagu sina tahad. Et see sinu tahe ja armastuse tahe on tarvis kokku sulatada ja seda me saame teha taotlusega. Ma soovin seda, mida armastus mulle soovib ja kui ma niimoodi otsustan ja valin, siis kuna armastus on jätkusuutlik ja armastusega kooskõlas elamine toob alati kõige kõrgemad võimalikud lahendused ja võimalused, siis selle otsusega sa mitte lihtsalt ei too endale korraks kerget toredat kogemust, vaid täiesti uut moodi liikumise enda ellu, kus sa oled igal hetkel armastusest kantud ja armastusest juhatatud, et see ei ole mitte ühe sammu tegemine, vaid see on suunavalik, mida see päev kutsub meid tegema. Nüüdsest alates ma valin liikuda selles suunas ja teha seda, mida ma päriselt armastan. Ja see toob meisse suure kerguse, sest kõik see, mida ma päriselt ei armasta, selle ma võin jätta enda selja taha. Et selline enese armastamise ja enda kõrgema olemusega kooskõlas elamine vajab treenimist, kui me oleme aastaid harjunud teiste jaoks ja teiste pärast ja vabandusi leides, miks ma veel ei tee seda, mida ma armastan. Kõik need vabandused on nüüd aeg jätta selja taha, sest need olid illusioonid. Hirmud on illusioonid, mis meil on vaja ületada enda sees, et elada selle planeedi energiatega kooskõlas. Kogu see planeet on praegu liikumas väga palju kõrgemasse energiasse, ükskõik mida massimeedia räägib, siis tegelikult inimteadvus on tohutult suure kiirusega arenemas ja sa võid avastada suure üllatusega, et niipea kui sa hakkad liikuma endale meeldivamas suunas, siis sa leiad ka uusi inimesi, uusi kontakte, uusi võimalikkusi, uusi sidemeid, mis toovad omakorda, avavad sulle uued uksed igas eluvaldkonnas, nii külluses, armastuses, sõpruses, tervises. Kõiges saab minna kõik palju paremaks, kui sa valid ennast, panna esikohale enda heaolu, enda sisemise tõega kooskõlas elamise.
nii et väärtusta seda, kui su elus on selliseid imelisi hingesid, kellega sa saad enda teekonda jagada. See päev on väga hea päev, et omavahel suhelda, leida uusi sõprusi või siis tugevdada juba olemasolevaid sidemeid. Ja igasugune armastusega loodud suhtlus toob väga suure edasiliikumise, nii et kui siin on olnud tunne, et on selline kinnijäämine ja raskus, siis sellel päeval tehtud otsustel ja valikutel liikuda edasi armastuse toel toob väga kiired uued viljad. Ja elu on õiglane. See, millele me keskendume, seda elu meile muudkui juurde toob, nii et suheldes nende inimestega, kes on sind toetavad, jõustavad ja olles ka ise sellises energias iseenda ja teiste suhtes, võib selle päeva energia avada imelisi uusi võimalikkusi. Et meie hinge arengus, mida ma siin vaatan siis Maia Asteegi kalendri kohaselt, neid arengutsükleid, selles tsüklis me olemegi siis päiksepäevas, mis kutsub meid südamesse. Et kuigi võib tunduda vahetevahel, et meil tuleb nagu nii kitsukest teed mööda minna, sest et nagu justkui ei olegi muid valikuid, siis sa võid vahel näha, et läbi nende nõela silmade ronimine oli täpselt see, mida oligi tarvis teha, sest et väga palju muud tuli meil jätta maha. Ja küsimus, mida me sellel päeval võime esitada, et kas ma lasen hirmul ennast takistada, vaadata enda sees. Kas ma teen seda, mida ma armastan, või ma lasen ikkagi hirmul ennast takistada. Ja võtame siit armastuse kutseraamatust ka lõigu selleks päevaks. Aitäh, et me mõlemad oma partneriga saame panustada just nii, nagu see on meie südame kohaselt kõige õigem, parem, ilusam, väestavam ja me tunneme suurt tänu ja harmooniat, et see nii saab voolata. Ka mu partner on täielikult ärkvel, südames kohal ja maisel tasandil hästi maandatud. Ta loob meie jaoks kõrgeima reaalsuse läbi enda südamest tulevate tegutsemiste ja olemiste. See on siin minu arvates väga selge kutse ja äratundmine, et nii nagu me eeldame, et teised inimesed on siis sellesse mustrisse, nad saavad liikuda, kuna me oma uskumuste kohaselt oleme selles paralleeluniversumis, kus just see paralleeluniversum peegeldab meile meie enda uskumusi. Nii et kes soovib partnerlusteemas suurt edasiliikumist, siis on vaja uskuda, kas või natukene lootagi, et asjad partneriga suheldes saavad liikuda uuel moel, paremal moel, helgemal moel, südamlikumal moel. Eks igaüks saab oma kogemust ise vaadata, kuidas see sinu ellu sobitub, võib-olla ka sinu tööpartnerluses või sinu sõprussuhetes, kus sa oled tundnud võib-olla, et sa oled liiga palju panustanud ja teine pool nagu nii palju ei ole panustanud, et siis teha selline taotlus ja otsus, et ma valin elada selles paralleeluniversumis, kus ka partner panustab minusse ja meisse, võib hakata tooma uut moodi peegeldusi. Väga tore. Lähme edasi. 29. aprill on selline uuesti sünni vundamendi panek, et kasvava kuu aeg ja nüüd enne täiskuud, mis on siis 1. mail, on väga hea mõte teha selline sisemine sirgumine ja enda jõusse astumine kõrgema väega, enda kõrgema olemusega kooskõlastumine, mis võiks siis tundetasandil olla selline, et nüüdsest alates ma valin olla see, kes ma tegelikult olla tahan. Ja see võib meil ajapikku jälle muutuda ja transformeeruda ja kasvada, aga praegu, just nüüd ja praegu ma valin olla see, kes ma nüüd olla tahan. Mina valin mängulisel moel vaadata, et minu elu on justkui mäng. Ja kui mu elu on justkui mäng, siis mina valin selle, mis tekitab mulle kõige suurema õnnetunde, ma pakun endale seda. Ja ma lasen enda õnnetundel, mida ma ise endas genereerin ja loon. Ma ise loon enda rõõmu
siis selle rõõmul ma lasen ennast kanda, ma magnetiseerin läbi rõõmu uusi minuga kooskõlas olevaid kogemusi. Et ükskõik, mis elu mulle toob, mul on alati võidupilet taskus. Et soovitus on sellel päeval hoolitseda enda eest, hoolitseda oma kodu eest, mitte lasta ennast teiste inimeste draamadel kaasa viia, vaid jääda oma õnnele ja rõõmule truuks. Püsida ise võimsas tasakaalus. Et ma tasakaalustan ennast ise, ma rahustan ennast ise, ma mediteerin, ma kuulan näiteks selliseid kaardilugemisi või osalen mingisugusel koolitusel või teen midagi sellist, mis aitab mul meeles hoida ja püsida endaga kooskõlas. Iseseisvalt, et ma ise toetan ennast. Ja kui ümbritsev tundub, et on väga selline raputav ja karm ja ei ole seal seda välist toetust nii tugevalt, siis võtangi endale aega ja võtan aega, et kanaldada, missugune see uus mina võiks olla, missugune see minu uus maailm võiks olla, kus ma tahan elada. Et ma ei anna alla. Kui on vaja teha muutust, ma liigun vooga kaasa, ma olen valmis, ma olen avatud osalema enese väestamise, enese transformeerimise, enese tugevdamise protsessis. Ja kui tulevad takistused, siis ma palun, kallis algallikas, palun aita kõik need takistused eemaldada. Kõik, mida olen kogenud, on tulnud algallikast. Ma annan kõik kogemused tagasi algallikale. Ma valin usaldada voogu. Voog kannab mind hästi. Eluvoog kannab mind, hoolitseb minu eest. Kui vaja, siis olen iseenda jaoks selliseks armastavaks emaks või isaks, kes mind toetab ja jõustab. Ma ei pea seda ootama väljapoolt, aga kui mu elus on mõni inimene, kes on sellise armastava emaliku olekuga, kellega meil on tore koos suhelda, siis miks mitte sellel päeval astuda see samm, et seda enda uueks sünnitamist aidata teha kellegagi koos. Ja võtame siit armastuse kutseraamatust ka lõigu selle päeva toetuseks. Minu elukvaliteet sõltub otseselt sellest, mida arvan ennast väärivat. Kui väärtustan ennast, luban endal kogeda kõrget elukvaliteeti. Kui ma ennast ja oma elu väärtustan, olen häälestunud kõrges elukvaliteedis elamisele. Enda elukvaliteedi taseme saan paika panna vaid mina ise, ei keegi teine. See on minu enda ülesanne ja missioon häälestada ennast just sellisesse elukvaliteedi sagedusse, nagu seda päriselt tunda ja elada tahan. Ma tean, et saan sellega suurepäraselt hakkama, sest mu südames on alati olemas selge juhendus, mille kuulamist jälgides uue kogemuse hõlpsasti ka luua saan. Aprill. 30. aprill on illusioonidest läbiminemise eelviimane päev. Ja selle päeva energia räägib väga selgelt sellest, et ükskõik, mida me oleme varasemalt kogenud, ükskõik missuguseid pooltõdesid me endale veel oleme rääkinud, sellel päeval me näeme need kohad läbi, aga siis on vaja valida, eristada endast need ebatõed. Et siin on maagiline selge nägemine, mis meile tuleb, aga selleks, et selle selge nägemisega kaasa liikuda, mul on vaja see valik ise teha. Et näiteks mingit teemat vaadeldes ma tajun enda sees, et näed, minus on olnud kahtlused ja ma saan sellel päeval aru, et need kahtlused on asjatud, siis on vaja enda teadvust ise õpetada. Ei lähe rohkem nendesse kahtlustesse, jään enesekindlusesse.
jään tugevusse, jään maandusesse, kirjutan kas või enda jaoks tulevikuks üles, et need kahtlused on asjatud, mul ei ole vaja sellel teemal väreleda ja neid kahtluse mõtteid juurde toota, sest et elu toob seda, millele ma keskendun. Kui ma tahan tuua võidutunnet, tahan tuua edu ja rõõmutunnet, siis mul on vaja ka nendele tunnetele teadlikult tähelepanu tuua ja töötada selle nimel, et ma ei laskuks tagasi nendesse vanadesse, ütleme siis hirmukihtidesse. Et selline individuaalsel tasandil energiatega koostöö aitab tõsta kogu planeedi energiasagedust, nii et ükskõik, mis mustrites sa oled ennast praegusel hetkel olnud läbi närimas, siis tea, et see on tegelikult olnud kollektiivse alateadvuse puhastus, mida me üheskoos teeme. Mitte miski ei ole isiklik. Meie kõikide algolemus on armastus, on valgus, on tõde, on ilu ja igasugune minema kaldumine sellelt on ebaterviklik ja sageli ka mitte tervislik. Et kui sa tunned, et sinu sõnavõtud sellel teemal, et kõik läheb hästi, et see toob endaga kaasa vastuseisu teistelt inimestelt, siis ära anna alla, aga sa ei pea nendele inimestele rohkem seda juttu rääkima, et kanalda enda jaoks see info. Kõik inimesed ei ole oma arengu tasemel sellises kohas, et nad saaksid sinust aru. Ära anna oma unistuste suhtes alla. Mitte kõik inimesed ei ole ka heatahtlikud, isegi see on täiesti uskumatu, kuidas sageli väga tihti isegi samasse perekonda sünnib sulle või on sündinud võib-olla üks sinu lapsevanematest on keegi, kes sind saboteerib oma mõtete, oma käitumise, oma juttudega, siis sellel päeval on vaja selgelt valida. Ma ei kuula seda, ma ei võta seda tõena, ma ei lähe nendesse lugudesse kaasa. Ma annan kõik need lood, mida see inimene on rääkinud tagasi algallikasse. See ei ole minu asi. See ei ole minu asi, mida see inimene räägib, et siin on vaja teha selline suur puhastus, julge edasiastumine senistest mustritest, sest et tihtipeale need illusioonivõrgustikud ongi meile juba lapsepõlves oma vanemate poolt ümber pandud, kuna nad on ise väga suures valus olnud. Vaatame, mingi kaart kukkus. Mis on see, mida sa ei ole näinud? Sa ei ole näinud, et sa oled piisav. Täitsa võimalik, et siin tuleb väga sügav muster esile, mis ongi siis lapsepõlve teema just nimelt, kus sa oled üritanud meeldida inimestele, kes ei meeldi iseendale ja sina ei ole neile meeldinud või sinu käitumised ei ole neile meeldinud. Nad võivad küll öelda, et ma armastan sind, aga samas oma mõtete ja käitumisega saboteerivad sind. Et paraku, mis teha, oleme sellises ajastus praegu muundamas neid energiaid. Lihtsalt alistu. Teadvusta, et see hinge pime öö, kuhu sa oled võib-olla ka sündinud, kus sa oled praegusel hetkel läbi kasvanud, nõuab seda, et me vahetevahel astume täiesti teadlikult kogu selle uskumuste ruumi vastu, kus me oleme üles kasvanud. Sest need uskumused ei pruugi olla olnud absoluutselt tervislikud, kuhu me oleme harjunud ennast sisse logima oma igapäevases toimimises. Et see vanade mitte toetavate uskumuste läbitöötamine on töö ja nende uskumustega tööd me saame teha läbi rahuliku sisevaatluse. Ole enda teistega kaastundlik ja kannatlik sellal, kui sa oma südant tervendad. Otsi tõde, ära lepi sellega, mis tekitab sulle halva enesetunde, see ei ole lõpuni tõde, sest et jõudes kooskõlla enda kõrgema tõega, enda sisemiste tegelike arusaamistega tuleb sinusse väga suur rahu, nii et see on selline looride läbistamise päev, palun väga. Et praegu on aeg astuda suuremasse selgusesse. Et see suurem selgus toob sulle suure kergenduse
kinnituse su intuitsioonile, ole kannatlik ja lase asjadel ise ilmutuda rahulikult, täiuslikult õigel hetkel. Võtame ka siit raamatust ühe katkendi selle päeva toetuseks, armastuse kutse. Taotlen kergendust, kergust ja oskust teadlikkusse tulla ning edasi liikuda enda kõrgeima tõega kooskõlas. Annan kõik algallika kätesse lahendada. Selleks võin need mõtted, mälestused ja eluhoiakud nagu puuhalud asetada oma südame tulle. Saagu kõigest sellest taas tingimusteta armastus ja kaastundlikkuse oskus, teadvalolek, ärkvelolek. On loomulik olla pahane, kui asjad pole läinud, nagu oleksin tahtnud, kuid selle asemel võin katsetada ka enese kaastunnet. Võtan ennast endale tagasi. Enda nuhtlemise ja orjastamise asemel, enda karistamise mustri asemele valin enda õnnistamise. Just nendel hetkedel, kus on kõige valusam ja tahaks peitu pugeda, ma võtan ise ennast enda hinge valguses vastu ja õnnistan ning palun inglite, Jumala, armastuse, algallika abi ja toetust jääda avatuks valgusele. Mis siis, kui isegi must 1000 korda olen valinud minna pimedusse ja ennast sulgeda enda tõe ja ennast säästvate soovituste eest? Ma valin tulla tagasi valgusesse ja tunnistan, et ka sellises kohas ma väärin armastust, halastust ja lahtihaakumist samastumise mängudest. Andestan endale, et ma ei arvanud ennast paremaid valikuid väärivat. Andestan endale uudishimu, haakumise nende kogemustega, mis on toonud valu ja kannatusi. Andestan endale väärtusetuse tunde ja määrterluse mängu jätkamise ja sisemise vastuolulisuse kogemuse uurimise. Andestan endale ja andestan universumile, et need kogemused koos loonud oleme. Võtan oma südame tingimusteta armastuse valguses vastu kõik duaalsused, maskid, katted, loorid, valed, pooltõed, veerandtõed, meelega ja kogemata loodud energialaengud, mis võisid mulle või kellelegi teisele kannatusi luua ja sulatan need oma südamelõkkes tagasi soojendavaks valguseks. Saagu kõigist mu pisaratest õnnepisarad ja ebatervetest käitumismustritest kaastunde valgus, mis kiirgab kõigisse ja kõikjale õnnistust ja valgustatust. Selline voog. Ja olemegi jõudnud meie kosmilisse, maagilisse 1. mai voosse, mis on siis ka täiskuupäev, nii et energiad võivad olla väga jõulised ja see on ka energiatsükli viimane päev. Ja energiatsükli viimane päev toob meile alati suured taipamised ja mõistmised, need 13-päevalised hingearengutsüklid, mida me siin Maia Azteegi kalendri Dreamspell kohaselt vaatleme, toovad meile mäletamise, et meie intuitsioon toimib suurepäraselt. Siin võivad tulla sügavad taipamised juba ööl vastu 1. maid. Ma soovitan väga teha siin sellist kaitsepalvet, et mitte vastu võtta, kuna siin inimesed siin Volbröö paiku võivad vaadata mingeid õudusfilme või rohkem pöörata tähelepanu pimeduse maailmale, et sa võtaksid vastu vaid valguse sõnumid, vaid armastuse sõnumid. Selle päeva energia kutsub meid looma imesid, olema avatud meelega, olema avatud maagiale, mis meie ellu saavad tulla, kui me neile avatud oleme. Ja see, mida me ei näe, ei tähenda seda, et see sisaldaks endas midagi koledat. Tihtipeale see, mida me ei näe, on hoopis sellepärast me ei näe asju ette, et me ei ole piisavalt kõrges energiasageduses olnud.
kui me tõstame oma energiasagedust, hakkame nägema selgemalt, sest et tulevik ongi kõrgemas sageduses. Selleks, et näha, mis on 9. korrusel, me ei saa 8. korruselt vaadata, me peame justkui liftiga tõusma 9. kõrgemale korrusele, selleks, et hakata nägema. Tea seda, et sinuga on väga suur valgusmaailma toetus ja abi ja sinu ümber on palju inimesi, kes sind heal meelel toetavad ja aitavad. Nii et ära häbene küsida abi, kui sa seda vajad. Ära häbene pöörduda abi saamiseks algallika poole, oma südame poole, armastuse poole, teiste inimeste poole, heade sõprade poole. Et see illusioonidest läbinägemine tähendab seda, et me sünnime uuena, puhtana, veelgi säravamana, iseendana, kus me saame aru, et ma ei peagi neid hirmulugusid kuulama. Ma ei pea nendega kaasa liikuma, minu suund olgu leida see, millega mul on hea enesetunne. Ja see täiskuu aitab väga hästi just nimelt armuelu asju korda seada ja teadlikkusse tuua. Üks moment, ma kohe vaatan. Mis kohas on meil kuu? Üks moment. Vabandust, täiskuu 1. mai, nakshatra. Üks moment, vaatan kohe. Täiskuu 1. mai 2023. Okei, praegu ma seda infot ei saanud, aga küsime siis kaartidelt ja algallikalt täpselt selle kogemuse.
et see täiskuu moment võib tuua meile väga selge sisemise visiooni, mis aitab meil kõikidest senistest justkui udukihtidest läbi näha. See täiskuu toimub siis Chitra kuumärgis vedaliku astroloogia kohaselt, mis toob meile väga selgelt esile identiteedi ja suhte teemad. Ilu, struktuur, kes ma olen, kas mu elu on tasakaalus, et suhted tulevad väga ilusasti peegeldustena esile, kuidas ma endasse olen suhestunud, et teha korrektuure, kui see peaks vajalik olema. Et igasugune selline kahtluste loor saab läbistatud ja vastavalt sellele, kuidas me oleme varasemalt olukordi seadistanud, siis need ka nüüd nähtavale tulevad. Et kõik kohad, kus me oleme lasknud oma energiat nii-öelda varastada, midagi on olnud varjul, on olnud mingid saladused või mingisugused segadused, see kõik tuleb väga selgelt nähtavale, et me saaksime pöörata pilgu sellesse, mis nüüd on võimalik ja mitte ainult selles eluvaldkonnas, vaid kõikides eluvaldkondades, et see on selline suur eneseväestamise täiskuu ja kaardipaki peale jäi ka veel siis uute alguste kaart, mis on siis taroopakis kaart number 0, tõlkes võiks olla siis narrikaart, ehk see on siis täielik laskumine uude tsüklisse, täielik lahtilaskmine vanast, et olla täiesti uue puhta iseenda väljendus ja see on hästi suur uude tsüklisse sisenemine, nii et see võib endaga kaasa tuua selle tunde, et ma pean täitsa nagu laskuma musta auku, ma ei tea, mis mind ees ootab, aga see, mis ees ootab, on unistuste täitumine, nii et ei ole vaja karta ühtegi asja, mis tuleb pinnale, mis tuleb nähtavale, sest selle all on alati armastus ja väga võimsad taipamised ja äratundmised on meid ees ootamas. Ja lõik selleks päevaks tuleb järgmine. Iseenda parima sõbrana valin vabaks anda kõik sellised mustrid, mida ma ei teeks oma parimale sõbrale. Sealhulgas vanade vigade lõputu nimekirja ette lugemine, süüdistamine, saboteerimine, eiramine, siltide kleepimine ja muu selline. Kõik taolised käitumisharjumused valin nüüd sama saata planeet Maa südamesse tervenema. Saagu kõik seesugused energialaengud ümber transformeeritud, mind toetavaks ja jõustavaks, puhtaks potentsiaaliks. Valin vabanenud ja puhastunud energia suunata enda armastamise meisterlikkusesse, sealhulgas hingelises vabaduses elamine, oma tõelise olemuse endale meelde tuletamine ning mäletamine, elurõõm, julgus, usaldus, elu ja armastuse suhtes ning vääramatu tugev kontakt enda sisetundega ja selle kohaselt elamine ning tegutsemine. Minu tugevas endaga sõpruses hakkab mu elu tooma väga imelisi vilju ja lahendusi, imesid ja maagilisi kokkusattumusi. Võtan kõik hea enda ellu vastu ja enda parima sõbrana meenutan, et ma olen väärt kõike head. Sellised sõnumid siis 1. maiks. Vaatame siis ka kohe edasi 2. ja 3. maid. 2. mai algab uus energiatsükkel, mis räägib meile vajadusest tulla julgusesse, julgelt külvata oma unistuste seemneid. Alates 4. maist toimub siis ka portaalide avatuse aeg, järgnevad 10 päeva, järgmine nädal on siis kõik portaalide avatuse aeg. Sellest me räägime järgmises videos pikemalt. Jah, alates siis ikkagi esmaspäevast, ma enne ütlesin valesti, et pühapäevast algab, aga esmaspäevast, järgmisest esmaspäevast algab siis portaalide avatuse aeg. Et siis 2. ja 3. mai on nüüd selles uues 13-päevalises energiatsüklis, kus see portaalide avatuse aeg toimub.
ja see aeg on meile antud selleks, et me julgeksime veelgi selgemalt, veelgi julgemalt, veelgi puhtamalt väljendada seda, mis on need uued kõrgused, kuhu me valime liikuda, et me lubame neid tundeid enda kehasse juba praegu, et me usaldaksime ennast, ei laseks ennast mudasel veel tagasi sinna pimeduse maailmasse kanda, vaid et me jääksime endale hästi truuks, usaldusse, ühendaksime endas enda kõik kõrgema mina tarkused ja elaksime selle väljendusena. Nii et see energiatsükkel ei ole siin lihtsalt selleks, et kuidagi ära elada, vaid luua, otsustada ja valida, mil moel ma valin edasi liikuda. Mina võtan vastutuse oma elukvaliteedi eest, mina võtan vastutuse oma otsuste eest, oma valikute eest ja mina valin luua sellise elu, mis mulle päriselt meeldib. Ma olen iseenda õpetaja, ma koolitan enda sisemist last, nii nagu lapsevanemad kasvatavad oma last, nii kasvatan mina ennast ja olen iseendale just selliseks emaks ja isaks, nagu ma olin kunagi soovinud, et mu ema ja isa oleks ja võib-olla nad ei olnud seda, aga nüüd ma olen iseenda jaoks selline õpetaja. Ja kõik need protsessid ja õiged otsused, südame otsused saavad sündida läbi rahu, nii et enda rahustamine, enda lõdvestamine, enda maandamine on praegu võtmeküsimus. Mina toon enda jaoks enda tõe endale nähtavale, nii nagu see imeline õpetajakaart siin on, latern käes, näitan endale teed. Et mina valin luua sellise elu, kus mul on aega ka mängulisuseks, rõõmuks, puhkamiseks. Mina valin endale tuua rõõmu, valin sellised kogemused, mis mind rõõmustavad. Ja valin olla teadlik, et ma ei läheks nendesse vanadesse lõksudesse, mis mind sinna hirmu ja pimeduse maailma varasemalt on kaasa meelitanud. Ja palume siit armastuse kutseraamatust. Palume ka lõiku selle teema toetuseks ja tuleb meile lõik peatükist, uus peatükk. Aitäh, et mu alanud peatükk on elu kõige ilusam, romantilisem, põnevam, samas ka kõige rahulikum ja toetavam, mida eales kogenud olen. Tean, et nüüdsest läheb iga päev aina paremaks ja see igavikulise õitsengu tunne ei pea minust kunagi lahkuma. Olen vastutav oma elusaatuse lahtirullumise eest. Luban endal tulla enda sisetundega kontakti ja küsida eneselt, kelle või millega ma soovin oma elu sisustada. Kes on need peategelased, kellega suhtlen tihti ja kes on need, kellega tunnen nüüd suurt sidet ja üksolemist? Mida mul on vaja mäletada, et see elu peatükk saaks olla kõige kõrgemas sageduses ja maagilisem kõikidest eri variantidest? Selles peatükis siin valin olla oma elu valitsejana, kujutage ette, et meil tuli siin valitsejana kaart ka välja. Ning valitseda oma tähelepanu üle, luban endal tuua rohkem energiat ja tähelepanu endale. Võtan kõik hea tänuga vastu. Nüüd selline uus lehekülg, uus peatükk, mida me oma elus parasjagu loomas oleme, saab väestatud meie enda otsuste poolt. Ja 3. mai. 3. mai on energiatsükli teine päev, mis enamasti on siis selline seemne murdumise päev. Sellel päeval tuleb üles teema, mis hakkab järgneva 2 nädala jooksul meie jaoks lahenema, nii et kui tuleb üles väljakutse, siis tervita seda rõõmuga. See väljakutse näitab seda, mis mustrist sa parasjagu välja liikumas oled ja siin on vaja siis teha selge otsus. Minu tee on õnnetee, minu tee on õnnestumise tee ja võidu tee. Ma väärin seda. Ma annan vabaks kõik vanad südamevalud. Need jäägu nüüd minevikku, sest minu uus tee on külluse, rikkuse, rahulolu, täitumuse ja hingelise, sisemise kerguse tee. Ma valin seda teed luua samm-sammult, otsus otsuse haaval,
minu sõna maksab, sest mina vastutan, järelikult mina loon enda uue reaalsuse. Mina valin seada selged piirid alla, mille ma ei lepi ja minu sõna ja minu otsus on minu seaduseks ja seega on see ka universumi seaduseks. Ma olen oma elu imeline maag, kes suudab luua täpselt seda, mida ma tegelikult kogeda tahan. Minu teejuhiks on kirg ja nauding ja mina olen see, kes päästab mind ennast. Ja sõnum meile selleks päevaks on järgmine. Ma valin anda vabaks kõik need eluhoiakud, mis mind enam ei toeta ja vabanenud energia ümber suunata enese meisterlikkusesse. Annan vabaks kõik enda eest põgenemise, enda salgamise, enda vähendamise või kritiseerimise mustrid. Taotlen need asendada kohaloluga enda suhtes, enda ärakuulamise ning endale aja võtmisega, enda kiitmise, tunnustamise ja imede vastuvõtmise harjumustega. Luban enda ellu tulla imedel, abilistel, lahendustel ja võimalikkustel, mis on nii minu kui kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Annan vabaks kõik blokeeringud, mis on tõelisel armastusel ees olnud. Valin astuda armastusse, usaldada eluvoo juhatust ning olla endaga aus, siiras ja oma suhtlemistes vaba. Aitäh, et olen armastusse alistunud just nüüd. Seda raamatut leiate siis raamatupoodidest üle Eesti ja kes soovib, olete teretulnud kogema ka internetiseminari takerdumisest tagasi voogu. Olge õnnistatud ja soovin teile maagilist ja rõõmsat nädalat. Namaste!